Tossaraks, kus on alles toss. Ma tänatud teda meie aknasse pane. Ärev teada selle kohta, et Paide linnas Suuraia tänaval põleb elumaja lahtise leegiga tuli häirekeskusesse kella 18:30 paiku. Kohale jõudes põles hoone lahtise leegiga ja hakkasime koheselt siis kustutama. Suitsusukelduslülid läksid sisse ja tõssin väljasõiduastme 3 peale ja tellisin ka Tallinnast kesklinna redelauto, et saaks siis paremini katusetöid teha, kuna hoonel on plekkkatus, mis raskendab siis väga tulele ligipääsu ja tule kustutamist. No Tallinnast tuli tellida redelauto, et kas tõesti lähemal ei ole olemas redeleid? Jah, Paides Järvamaal ei ole redelautot, et lähim ongi Tallinnas ja Tallinnast sõitis siis siia, et saaks kasutada ta siin. Kuna väljakutsele anti ka kõrge 3. aste, reageerisid põlengule praktiliselt kogu ümbruskonna päästjad. Ning lisaks veel Tallinnast tulnud redelautole ka rasketehnika, millega sai maja katust pealt maha võtta. No millest selline põleng alguse võib saada? No teada ju tegelikult on, et see maja on siin põlenud sellel aastal vist juba mitmendat korda, et alles suve alguses oli see, kus päästjad siin käisid ja kustutasid. No, täpselt nii, et tegemist maha jäetud hoonega ja mitmendat korda juba põlenud, et arvata võib, et tegemist võib olla süütamisega. Et lapsed või keegi sees jälle mängimas käinud? Ei, seda hetkel ei kinnita ja menetlejad siis teevad kindlaks, millest see põhjus, millest tulekahju alguses sai. Kustutustöödele tõid Lõõla vabatahtlikud päästjad kohale ka spetsiaalselt päästetöödele kohaldatud olmehaagise. Täpselt nii, et Lõõla vabatahtlikud on siis enda komandosse loonud sellise võimekuse, et on olmehaagis ja saab teda siis sündmusel kasutada nii puhkekohana, staabina kui suurtematel avariidel, näiteks kannatanud saavad seal soojas olla. Et tänasel sündmusel kasutasime teda puhkekohana, suitsusukeldujad said seal puhata ja vett tarbida ja soojas olla ja siis said uuesti minna ja kustutama. Mida me saame selle õnnetuse valguses inimestele südamele panna? No tegemist on kasutuseta hooneta ja kui ligipääs antud hoonele näiteks on vaba, et sinna saavad minna kas poisid kodutud või keegi teine, siis tõenäoliselt ongi õnnetus kurikarjas. Et igal juhul inimesed, kui te teate, et teie lähiümbruses on sellised maju, kus käiakse sees, ma ei tea, lapsed ja nii-öelda eluheidikud, siis võtke valla või linnaga ühendust ja laske nii-öelda uksed aknad kinni panna. Jah, just niimoodi, et see on omaniku vastutus, et tema hoone, mis kuulub talle, see peab olema kinni, et sinna kõrvalised isikud ligi ei pääseks.